Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Oleme taas eetris kõikide hulkuvate droonide, tigedate onu Heinode ja siis tigedate konservatiivsete kaheksjalgade kiuste. Oleme kogunenud siin Narva maantee 13 ja nägude kontroll uksel ütleb, et mina jätkuvalt siis saatejuht Märt Roosna. Martti Juhkami peaks olema meil liinil Tartus. Tere Martti! Tere Märt ja tere Hanno! Tere! Ja sa juba tutvustasid kenasti ära ka meie teise, kolmanda siis liikme täna siis Hanno Pevkur. Mina siis tutvustan ta nii, et ta on siis lumevolle valitsev pronksmedalist juba 2019 7. aastat valitseb, sest ühtegi meistrivõistlust rohkem pole olnud ja me koos tulime siin selleks. Siis ta on Eesti ministrite rekordimees, üle 4000 päeva oli see ministrina püsimise aeg. Ja lisaks oli siis ka meie mõjukate topi absoluutne tipp, top 1, ehk täna tuleb väga mõjukas saade. Martti Kukk seekord ei saa kaasa lüüa, tal on tõsised pereteemad ja soovime talle, paneme head soovid teele ja läheme siis edasi, aga ikkagi enne veel, kui me läheme päris tõsise spordi juurde või ütleme võrkpalli juurde, et Anno, sa oled ju kõvasti löönud kaasa ka EOK tegemistes ja kas ma teen õigesti, et me lindistame saadet täna kolmapäeval, et homme on tähtaeg, et esitada EOK presidendi kandidaadid? Homme on tähtaeg ja mitte ainult presidendile, vaid ka siis uuele täitevkomiteele, et kuna täitevkomitee täies koosseisus tagasi astus, siis peab tõepoolest olümpiakomitee pere valima endale ka uue juhatuse. Ja praegu siis kandidaatideks on Erich Teigamägi, Even Tudenberg. On need, kes on kandidaadid, oleme täpselt, et kandidaadiks saavad nad siis, kui nad on allkirjad kokku saanud homseks. Aga äkki proovid ka kaasa lüüa? Sa mõtled nüüd presidendirallis või? Ja. Ei, seda ma ei tee, et me proovime selle võrkpalliliiduga kenasti ühele poole saada ja asjad korras hoida ja põhifookus ikkagi on ju Eesti riigi kaitsmisel ja turvatunde tagamisel, et see võtab lihtsalt liiga palju aega, et ei, täna ma seda rallit ette ei võtta. Martti, kui küsin sinult ka, et sina oled Lõuna-Eestis ja seal on nagu need droonid on väga terav teema, et kuidas on, et kas ma saan aru, et üks kukkus täitsa sul suht kodumaja juures alla või? No kodumaja juures päris ei kukkunud, aga Lõunakeskusesse eile läksin siis üks hävitaja sõitis peaaegu üle küll, et vaatan, et mis värk on, et siis pärast seda tuli see ohuteavitus kasvab kiiresti järgi. No see oli vabaduse hääl, mida sa seal kuulsid, nii et selles mõttes... Tundsin ennast kohe turvalisena, kui ma seda hävitajad. Jah, senimaani, kuni on meie hävitajad, on kõik hästi. No nii on, paneme siis edasi, võtame sissejuhatuseks kohe teravad küsimused, et meil on väga sõbralik saade, aga ikkagi loome siis kunstlikult kas või natuke teravust ka. Hanno, Jaanus Kriisk Ema ja Kaldalt tahab seda teada, et kuidas sa rehkendasid kokku sellise arvu nagu 80% Eesti spordist moodustab siis pallimängud ja kergejõustik. Et ta oma kommentaaris nagu tõstatas selle küsimuse, ma formuleerisin selle nüüd nagu tema küsimuseks sulle. No ma ei tea, kust tema selle nagu selles mõttes võttis, et ma ütlesin nii, et ma selliselt... Ta vist, seal oli mingi viide jalgpalliliidule kuidagi sealt kaudu, et seal Pohlak ütles, et sina ütlesid. No meil on olnud erinevad koosolekud ja küsimus on selles, et kui palju võistkonnaalad kokku moodustab, mitte kergejõustik ja võrkpall või kergejõustik. Aga mida te nagu loete siis harrastajad? Kui me vaatame tegelikult seda mõju tervikuna ja see ei ole kindlasti 80%, aga kui võtta nüüd spordiregistris olevat mängijate arv siis kellel on siis ikkagi olemas mingil moel litsents, nimetame teda siis litsentsiks, on ta siis võrkpalliliigat mängiv või jalgpalliliigat mängiv või kossuliigat mängiv, et siis on ta umbes kolmandik on need, mis moodustavad võistkonnaalad, aga kui me paneme sinna juurde selle mõju, mis on tegelikult lisaks need mängijad, kes ei ole registreeritud, et siis tegelikult ikkagi võistkonnaalad
on valdavas enamuses Eesti spordi selgroog ja noh, kui me paneme sinna otsa veel fännid, noh siis tegelikult see mõjukus, mis tuleb jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, käsipalli ja hokiga ja üha kasvam on ka näiteks rugby, et siis tegelikult see mõju on ikkagi väga-väga suur ja seetõttu tegelikult me näiteks eile ka siis ühe presidendikandidaadi Teigamägiga võistkonnaaladega kohtusime, et saada aru, mis on tema arusaamine võistkonnaaladesse ja kuidas tema näeb, et võistkonnaalad tulevikus arenema peaksid. Üks teravam küsimus ka Martile, et kuuldavasti siis Eesti rahvuskoondisest Andres Jefanov liitus ja sai särgi numbriga 6. Siiani on see sinu number olnud, et kas loeme välja, et sinu koondise karjäär on läbi? No tundub, et tõmmati kriips peale, et mina ei ole sellist postitust veel teinud, nagu Henri Treial tegi, et minu koondise karjäär on läbi, aga vaata, Treial võitis selle asja enda kätte, et ise otsustas, millal tema lõpetab, et mul lõpetab, et tundub ise ära. Ehk et siis Alar Rikberg lõpetas su karjääri või Jefanov või kes see lõpetas? Ega selles suhtes, et tegelikult see, et numbrid vaatatakse, eks see on ikka tavapärane, et ma olen seda numbri 6 pikalt andnud, aga viimased 3 aastat ma ei ole ju koondises olnud ja eks see on arusaadav, et igal särgil tuleb omanik nii-öelda, et enne mind minu arust kandis seda särki Sten Esna ja kas äkki, kui ma ei eksi, siis Kardi Allik ja Indrek Pulk on tegelikult ka selle perioodi ajal kandnud, kui mina seal koondises numbri 6 ajal mängisin. Et kuigi väike mõte oli, et 2028, et suure tõenäosusega on see jaanuaris, vaata see september-jaanuar tuleb see koondis kütte suure tõenäosusega. Et siis võib-olla 40-aastaselt oleks veel ühe kütti teinud, aga näed, praegu tuleks siis uuesti minna nende särgi läbirääkimistele sellel hetkel. No great comeback on alati oodatud, Martin, nii et selles mõttes, et ära viska püssi põõsasse, et ja särg ei mängi ja särgi number ka ei mängi, et muu teada mängib ikka mees seal särgi sees. Jah, ma tegin nüüd vaata oma põlve jälle korda, et nüüd on mõlemad põlved opereeritud ja siis nüüd on uus noorus on tulemas. Nii, läheme edasi, hoiame tempot, sest Hanno peab teatud hetkel siin ära minema, ta oma kiirete asjatoimetuste vahelt siia jõudis, et hoiame siis tempot. Üks terav küsimus veel Hannole. Teatavasti Valgevene on saanud siis loa uuesti osaleda võrkpalliturniiridel. Jalgpalliliit on kujundanud seisukoha, et meie koondised Valgevenega ei mängi, et loobume nendest mängudest. Kuidas käituvad võrkpallurid? Ei näe meie ka seda võimalust, et eks elu näitab, mis spordiüldsus ja see rahvusvaheline elu siin paistab, aga meile ei meeldi ju grammi eestki see, et Euroopa Võrkpalliliidus arutatakse tõsismeeli ikkagi ka Venemaa tagasilubamist ja Maailma Võrkpalliliidus samamoodi, et see on väärtusküsimus ja selles väärtusküsimuses ei ole nagu kahtepidi mõtlemist, et me oleme algatanud siin poolakatega ja ukrainlaste ja Läti-Leeduga ka debatid CEF-is, et mis üldse saab EVSA-st ehk siis Ida-Euroopa tsoonist, et ega meie soov oleks sealt ka välja liikuda ja leida siis kas Kesk-Euroopaga või mingisugune muu lahendus, aga selge on see, et selles olukorras, kus Valgevenel ja Venemaal sisulist vahet ei ole tegelikult ka spordis midagi nendega arutada. Nii, läheme edasi meie kolmanda teemaga, milleks on siis meistrite liiga Final Four, toimus Torinos ja Perugia siis kaitses oma tiitlit. Finaal oli eelmise aasta finaali kordusetendus. Itaalia klubi Perugia siis Saviertsega mängis, kui eelmine aasta läks 5-geimiliseks ja 5. alles Perugia selle võidu kindlustas, siis seekord oli asi üsna selge, 3-0 võit. Samamoodi võitis Perugia 3-0 ka siis Varssavi meeskonda BG Projekt. Natuke halvasti kõlab, nagu oleks mingi projektiklubi. Ja siis poolfinaalis. Ja pronksi kohtumine Sirat, Ankara Sirat siis võitis seda sama Varssavit 3-2. Nimir siis 36 punkti seal paugutas, aga Saviertse vastu Nimirist jäi väheks, et ühe mehega välja ei vedanud. Ja Perugia siis teist korda järjest võitis. Meistrite liiga on kujunenud selliseks
parajaks nagu hegemooniateks, et kui keegi võidab, siis tihti võidab teist korda järjest, et siin on näited Kaasani Zeniit, Trentino, sellest sajandist siis Saksa võitis 3 korda, et kas uus hegemoon on tekkinud, Perugia? No Perugia on kindlasti viimastel aastatel üsna kõvasti võrkpalli domineerinud ja eks selle üks suur arhitektidest on nende sidemängija Simone Giannelli kindlasti praeguse põlvkonna absoluutne tipp ja noh, nad on suutnud koondada enda ridadesse tegelikult väga hea tasakaalu minu hinnangule, et kui sa võtad seal Platnitski ja võtad Semenjuki ja kogu selle kamba, kes neil seal on ja tempomehed, et siis tegelikult on suudetud seda tuumikut koos hoida, ma arvan, et see on olnud nende võti. Et siin on, ma mäletan, kui see Menjuk sinna liitus, et siis oli nagu tõsiseid kahtlusi, et kas on see õige valik või ei ole ja siin nagu selliseid kahtlusi nagu oli ja siis toodi Ishikawa veel, eks ju, ja selline põrkepall, nagu ta siin võrkpallimaailmas on, eks. Et ja siis kindlasti ma arvan, et sa küsid ka siis MVP kohta, eks ju, et Massimo Colaci vist sai sealt MVP-ks, eks ju, et tehti vanahärrale kingitus selles mõttes, ma arvan, et mis oli väärikas, et ta on ikkagi väga kaua Perugias olnud ja muidugi Tširtši, kes on siis Perugia klubi omanik, on selline paras hull, et aga selge nägemusega ja ma arvan, et ütleme, selle komplekti tegelikult praegu teebki täiuslikuks tegelikult, et igas liinis on sul väga tugev konkurents klubi siseselt. See annab peatreenerile päris palju valikuid ja kui sul on selline sidemängija, kes suudab selle mängu niimoodi lahti vedada, siis tänapäeva maailma tippvõrkpallis rünnata oskavad päris paljud. Marti, sõna sulle. Ja, et sellel Final Fouril hoidsin ka ise väga terasid silma peal ja kui enne seda Final Fouri arvasin ka mina, et Perugia suur favoriit on, siis tõesti nad seda rolli kandsid päris hästi, et Savirtse oli ka finaalis väga võimalusi jäetud, et kas Savirtse oli natukene väsinum meeskond, et kuna nemad lõpetasid oma seda Poola meistrivõistluste finaali natukene hiljem kui siis Perugia. Raske öelda, et väljakul nad paistid küll natukene sellised tõntimad välja, et Perugia mäng tõesti jooksis õiditatult, et võib-olla esimene game oli selline, kus Savirtse veel hakkas vastu, aga see natukene selline, kuidas ma ütlen, viisakalt, et see kahtlane otsus natukene kohtuniku poolt minu jaoks. Marti, kas see oli kahtlane või see oli vale otsus? Game pall 28-27 ja siis Giannelli siis lõi selle maha või lükkas selle maha vastase poole pealt, ikkagi oli meie silmis vist ikkagi oli selge ülepall. No meie jaoks ta tundus täiesti ülepall jah, aga kuna seda niukest kaadrit ei näinud ka, et kas see pall oli natukene siis Perugia poole peale või ei olnud, et kui oleks ta natukene olnud Perugia pool, siis ta just oleks õige. Aga sellist kaadrit meile kahjuks ei pakutud ja see challenge ei näidanud ka väga mitte midagi. No see oligi minu arust see suur küsimus ja probleem, et ei saanudki seda ülepalli challenge'it võtta, sai võtta võrgupuute challenge'i ja meelega ei näidatudki siis seda õiget kaadrit, et miks ei saa sellisel tasemel võtta ülepalli challenge'it? No ülepalli challenge jaoks, Marti saab ka kommenteerida, aga ülepalli challenge jaoks peab olema kaamera väga hea nurga all, ta peab olema täpselt keset võrku ja ütleme, kuna esimene kohtunik on tegelikult pukis ju täpselt võrgu keskel, et siis ta peaks need pallid ära nägema, et see ei ole miskit sellist, kus sa tegelikult seda challenge, et see on kohtuniku otsus ja esimene kohtunik peab selle otsuse ära vilistama, et kas siis on üle või ei ole. Ja ega need Savirtse üle mõistuse palju ka seal ei protesteerinud, aga tundub, et see ikkagi nende mängule mingisuguse jälje, sest pärast seda nad ikkagi natukene vajusid vaimselt võib-olla ära. Et Perugia on valitsenud siin, tegelikult Perugial oli päris hea hooaeg, et ainult seda Itaalia karikat nad ei saanud, et tulid ka klubide maailmameistriks ja võitsid Itaalia meistritiitli ja võitsid Itaalia superkarikat. Et võimas hooaeg, aga nüüd eks ole näha, et kuidas see järgmine hooaeg minema hakkab, et Bentara, kes on viimastel aastatel ikkagi maailma üheks tipp diagonaalründajaks kerkinud ja on seda Perugiat väga vedanud ja vedas seda seal finaalis,
on lahkub Jaapanisse ja tema asemel siis tuuakse Belgia diagonaalründaja Ferregers, kes on muidugi väga võimas ründaja, aga kas ta kohe järgmisel hooajal samasuguseid etteasteid teeb nagu Bentara, et eks Peruuses pinge on natukene teine kui Milanos, kus ta seni mängis, et samamoodi Kolaci on ju lõpetamas, ja Ishikawa minu teada on liitumas Piraadiga, et kui sealt Fornal liigub siis Savirtsesse, et ilmselt siis Fornal läks samast Final Fourist läks siis Savirtse lennukiga juba Poola poole, et ei hakanud seal Savirtse tagasi sõitma, et Türgi klubi Ziraatpank oli minu jaoks natukene pettumus, et ootasin just Fornali ja Kleveno poolt natukene rohkem, et Nimir tegi oma osa ära, aga ma arvan, et just Fornal ja Kleveno võiks võib-olla minu jaoks natukene rohkem oleks võinud panustada sellesse Final Fouri tulemusse, et kahjuks siis võib-olla nemad oma parimat mängu selle hetkel ei näidanud. No selgelt Ziraat nagu ju hooaja eel ja eelmisel hooajal juba tegelikult võttis suuna sellele, et püütakse sellist superklubi kokku panna, eks ju, et kõikide juba, ütleme need 3 nime loomulikult on kõige võrkpallimaailmas kõige tuntumad, eks ju, et nii Kleveno, Fornal kui Nimir, eks ju, et aga jah, tõepoolest, ega Ziraati puhul nad tegelikult terve läbi hooaja on ju väga head mängu mänginud, eks ju, ja lootused kindlasti olid, aga ma arvan, et see märkus Marti on õige, et tegelikult nii Fornal kui Kleveno natukene ikkagi põrusid. No tundus kõrvalt, et ka sidemängija Muratini Pazar ei teinud just kõige paremat turniiri, et ka tema on järgmine aasta lahkumas, et järgmine aasta siis vanameister Tonjuti läheb siis Ziraati, et ma arvan, et tema on võib-olla see Ziraatpank isegi veel ohtlikum, et jah, Fornal lahkub, aga Ishikawa on vähemalt sama kõva mees, nii et ma arvan, Ziraat loodab ka järgmisel aastal seda meistriliiga kulda saada. Aga kui tulla tagasi veel nende MVP auhindade juurde, siis kas mitte Kolaci ei saanud ka Itaalia meistri võistluste MVP auhinda, et saaks samasugustel kaalutlustel, No eks ta nii on jah, et eks ta ta on võrkpallimaailma päris palju, ütleme või palliväljakul ikkagi päris palju teda nagu mõjutanud ja ta on väljaspool palliplatsi nii palju kui kuulda on ka ikkagi selline võistkonna hing, eks ju, et eks siis tehti sügav kummardus enne karjääri lõpetamist. Aga kui siin ma tahtsin öelda, et kui rääkida, kes siis veel oleks võinud saada, et tegelikult see on üsna haruldane otsus, et antakse liberole ja iseenesest miks mitte vahelduseks. Aga siis seesama Marti mainitud Bentara, eks ju, poolfinaalis 18 punkti pluss 15, 62 rünnak, finaalis 24 punkti pluss 17, 58 rünnak, ehk siis 2 päeva peale 60% rünnak. Ei, tema selgelt vormistas selle. Et oleks võinud selle Poola juurtega Tuneesia poisile mehele anda siis. Ja Gianelli on saanud neid Gianellil temal on nii palju, temal pole vaja lihtsalt anda. Ütleme, seal ei ole jah, Gianelli nagu selles mõttes, et ju ei üllatanud millegi, ta oli jätkuvalt oma väga heal tasemel, eks ju, ja jagas ilusasti laiali ja mõtlen, et selle Perugia nagu võlu ongi see, et isegi kui sa võtad nurgad, et siis Semenjuk, Plotnitski ja Ishikawa annavad nii palju nagu mänguvalikut seal, et ja ka mängu käekirja muudatus, kui vaja on, et see teeb nad väga ohtlikuks ja tõepoolest, ega kui ütleme nurkadest keegi nagu nüüd niimoodi hüpermängu ei teinud, aga ikkagi väga palju mõjus, jah, see mõjutas seda Perugia mängu ikkagi Bentara. Ja, et kindlasti Semenjuk on ka mees, kelle välja tuua, et see oli tal juba 4. meistriliiga kuld, et ma ei tea, Mihhailovil on 5, ma arvan, et ega neid rohkem väga palju ei ole, et Semenjuk oli noor mees, et ilmselt võib tõusta läbi aegade kõige rohkem neid meistriliiga tiitleid võitnud meheks. Aga kui korra veel tulla selle MVP juurde, siis Türgi liigas anti minu MVP oli samuti liberole, et anti Ziraatpanga liberole, et kuigi Nimir on tassinud neid seal terve hooaeg, siis MVP ikka võeti oma mees, et see on võõrdiagoneeril ikkagi sellist au ei anta. Uus trend, et liberoid hinnatakse kõrgelt. Nii, aga nüüd võtaks ühe kitsaskoha ka ette selle Final Fouriga seoses, et tõesti meie oma chatis Marti tõi välja publiku numbrid, mis mingis mõttes ikkagi arvestades, et see on nüüd klubi võrkpalli kõige tähtsam turniir, ma arvan, võib küll öelda. Ja on natuke ikkagi
šokeerivad, et esimene poolfinaal 3461 inimest oli siis 16 000 inimest mahutavas saalis, Perugia mäng toimus Torinos, Itaalias, ehk et siis alla veerandi oli siis täidetud. Teine poolfinaal oli siis natuke rohkem, pronksimäng 3100 ja finaal 5800. Et no see on tõesti ikka paras nali, et see on mõnevõrra tõesti rohkem kui siin Eestis, aga no miks siis, ma ei tea, kas see võrkpalli üldse ei suudeta müüa, milles see asi on, Anna? No minu hinnangul see on ikkagi kivi selgelt CEF-i kapsaaeda, et selles mõttes, et kui sul on selline toone nagu Champions League on sellise kõrge tasemega, eks ju, et noh, maailma parimat võrkpalli igal juhul praegu Champions League'is mängitakse, et loomulikult prassid on ka tugevad ja Jaapan tõuseb, aga hetkel ikkagi Euroopa on selgelt üle ja Champions League on nagu noh, selgelt kõige tugevam liiga, eks ju, et siis kui seda ei suudeta turundada ja ei suudeta saali välja müüa, et ja noh, kaks mängivad Final Fouris on Itaalia klubi ja mängitakse Itaalias ja noh, väga kummaline minu jaoks ausalt öelda, et noh, varasemad Champions League'id, kus mul on õnnestunud ka ise olla Final Fouril kohal, on ikkagi puupüsti täis olnud, et eks CEF peab tõsiselt peeglisse vaatama. Martti, tahad midagi lisada siia? Seal on veel see koht ka, et minu see esimene poolfinaal ja teine poolfinaal, ma arvan, teisel poolfinaal tegelikult võis see numbrite arv isegi väiksem olla, sellepärast, et see minu võidi mingi päevapilet eest. Ehk siis, et need, kes esimese mängi, Perugia mängu ära vaatsid, võib-olla läksid koju ära juba, et teist mängu jäängi vaatama. Ja no seal videos oli ka ikka näha, et ikka üsna hõre oli. Et ilmselt ongi seal, et võib-olla see asukoht ei olnud kõige parem. Hinnad olid kuuldavasti väga kõrged, et võib-olla siis praegu majanduskeskkonnas just need reisjatele fännidele, et need Poolast ja Türgist tulevate fännide jaoks, et Torino ei olnud võib-olla kõige parem koht, kuhu tulla. Et nende asjade peale tuleb mõelda, et tundub, et Itaalias ennast on nii väga ei kõigutanud, et nad ei suutnud selle ise teed müüa, et kas mitte ei ole see Torinos ka järgmine aasta, et see on natukene murekoht, et nad peavad ikkagi väga tõsiselt mõtlema, et kus nad ja kuidas nad selle turniiri läbi viivad. Absoluutselt ja noh, mõtlen, see ongi nagu see, et sa pead nagu tagama otseühendused vähemalt nendest linnadest, kus klubid tulevad, okei. Noh, et võib-olla alati see ei pruugi õnnestuda, eks ju, et aga noh, vähemalt pealinnade vahel peaks või ütleme, need linnade otselennud nii palju peaksid olema, et sa saad ühe lennuga kohale, et isegi kui sa autoga natukene sõitma pead ja noh, selles mõttes igal juhul on CEF-il vaja kõvasti nagu tegutseda nüüd selle nimel, et Champions League ja noh, tegelikult kõik, ega siis EM-i puhul vaatame EM-il ette natukene, suve lõpus on EM ja noh, kui ma vaatasin ka soomlaste pileti kujundamise või pileti hinna kujundamise loogikaid, et noh, ega ausalt öelda raske aru saada, et kas siis pigem on soov see, et müüa kallimalt vähem pileteid või müüa odavamalt rohkem pileteid, et saarrahvas täis oleks, et lõppkokkuvõttes, kui sa müüd pool saali täis, et on üsna ebamugav tunne ja noh, Eesti fännidele ka ikkagi ja tegelikult, et see pakett oli ikkagi minu jaoks, minu hinnangul liiga kallis. Ja mulle, nii palju kui ma olen kõrval kuulnud, siis inimeste poolt, kes on ka mõeldud minna, siis ikkagi on päris palju ikka läbi kõlanud see, et Tamperest on ei ole odav lugu, et võib-olla paljud inimesed, kes arvasid, et kui Soomeks peetakse, et siis kindlasti on minemas, siis võib-olla see fänniarmee tegelikult nii suur olema ei saa. No absoluutselt, ma olen sinuga 100% päri ja noh, ma olen seda püüdnud soomlastele ka indikeerida, et kuulge sõbrad, et mõelgem nüüd, et okei, eestlasi on palju Soomes ka, aga noh, ega siis Helsingist niisama Tamperesse ka ei lähe ja noh, seal on majutus vaja võtta, eks ju, ja noh, kui minna Eestist, et see laevapilet on kõige väiksem mure selle sõidu juures, et tegelikult Soomes sisetransport ka rongiga ei ole kõige odavam, et isegi kui sa lähed rongiga Tamperesse ja siis kui sa pead pileti eest käima välja sadu eurosid, et kõik Eesti koondise mänge näha, et noh, siis tegelikult hakata tõsiselt mõtlema. Et tõenäoliselt see tähendab seda, et lihtsalt tehakse mingid väga konkreetsed valikud, ei minda pikemaks ajaks, noh, kes tahab minna, et võtabki 1 või 2 mängu maksimaalselt, et lihtsalt kulusid eelarvet kokku tõmmata. Nii ta võib olla ja no mõtlen, ma arvan, et ka Eesti koondisele see ju ei ole hea, et kui meil oma fänne vähem saalis, aga noh, meie seda pileti hinda ei kujunda ja noh, seetõttu tegelikult veel kord kõik meenutavad väga hea sõnaga meie enda koduseid EM-e nii meeste oma kui naiste oma. Nii, aga tõmbame siis klubihooajale joone alla, märksõnaks Itaalia.
meistrite liiga võitis Perugia, Tšev Cupi finaalis siis Piacenza Lüneburgi võitis 3-0, 3-0, kahest mängust oli see, ja Challenge Cupi finaalis Milano Allianz Alst Lindemansi 3-0, 3-0. Martti, kas... Kuidas? Tartus käinud Lindemann Alst oli. Jah, ma tahtsin küsida, et kas ikka jõnks käib läbi sul, kui see Lindemansi kuuled, et ei olnud ju nii hirmus meeskond? Ei, no tegelikult see mäng oli ikkagi võimalik ise ära võtta, eriti esimene kodumäng, et teisel meil tegelikult ametlikult võitsime, kuigi teises mängus vormistati see ise eelmine ära, aga kindlasti taseme mõttes oli Alst tõesti võidetav meeskond, et selge see, et sellel hetkel me ei mänginud enam oma parimast võttagi. Aga enne seda, kui me klubi võrkpalli täitsa kriipsu peale tõmbame, ma tahaks küsida Anna käest, et kas on mingisugust informatsiooni selle kohta, et kuidas võiks näha eurosarjade formaadid järgmine aasta? Ei ole kahjuks praegu, et seal CEF-is nuputatakse usinasti, et kohe kui tuleb, loomulikult anname teada. Nii, aga läheme siis edasi, võtame kohe siia ette kuulajatelt laekunud küsimused Hannole, kes mingi hetk peab siit lahkuma meie hulgast, aga nii 10 minuti pärast, et nii, et hoiame. Nii, aga võtame siis tempokalt küsimused ja vastused, eks ju. Rene Kundla tahab teada, mida teha selleks, et Ida-Virumaa oleks täiskasvanute seas Eesti võrkpallikaardil? Hea küsimus. Jah, ja üsna lihtne vastus ka, et ega klubisid on vaja, et ega ilma klubideta võrkpalli ei arenda ja treenereid, et selles mõttes, et Narvas on tegelikult olnud alati iseenesest päris hea võrkpallikool, eks ju, et aga eestvedajaid on vaja, klubi on vaja ja ütleme, ühte head vedurit oleks vaja tegelikult, kes võtaks selle asja vedada seal, et noorte tasemes ma nagu ei kahtle, et meil on sealt ju tulnud küll ja veel mängijaid Ida-Virust, nii et Timo on praegu küll rannas, aga ütleme, tervikuna ikkagi Ida-Virul on potentsiaali küll ja esiliiga tasemel olen minagi nende vastu päris palju seal müdistanud Narva saalides. Georg Sonne, meie pidev kirjasaatja, tahab teada, et kuidas suudate ühendada alaliidu presidendi töö ja kaitseministri ülesanded praegusel pineval julgeoleku ajastul ning kas olete kaalunud presidendi ametikohalt tagasi astumist? Eks seda on mu käest varem ka küsitud ja lühike vastus on see, et Võrkpalliliidus on praegu supertiim, kes Gerdi vedamisel seda kõik kenasti järje peal hoiab ja juhatuse liikmed teised toetavad ka, et on hea tiim, kes seda aitab vedada, et kui on tunne kellelgi, et tahab seda üle võtta, siis alati on mõistlik pakkuda see välja, nii et kindlasti ma olen Võrkpalliliitu päris kaua vedanud, et ka ühel päeval see tee saab otsa, nii et eks aeg näitab millal. Kas tunned ka mingit väsimust sellest tööst? See võrkpalli annab ainult emotsioone, et selles mõttes kui on võimalik saali minna, on väga hea, aga kahjuks minu töögraafik praegu on selline, et näiteks ka meie Euroliiga ajal, kui koondis kodus mängib, ei ole ma Eestis, nii et nii ta kahjuks on. Aga kui perspektiivi vaadata, siis suure tõenäosusega ju sul tekib aega juurde umbes aasta pärast. Tõenäoliselt Reformierakond enam järgmist valitsust ei moodusta, sina minister ei ole. On mul õigus? No tänan selle optimismi eest. Ei, ma räägin nagu hääletu nendest küsitlust. Oled tarokaardid välja võtnud ja näed. Ei, ma räägin küsitlustulemustest. No ei, kuule, kui see juhtub, ei saa seda välistada, nagu ütlevad klassikud. Ja teil on ka väga keeruline koalitsiooni kellegiga moodustada, kuna peaminister on ju välistanud nii Keskerakonna kui ka EKRE. No kuule, fakt on see, et ühel päeval minu ministriamet saab otsa, nii selles mõttes, et selles ei ole kahtlust, nii et saame näha, millal see juhtub ja siis on võrkpallile jälle rohkem aega pühendada. Nii, nüüd kaldusime natuke kõrvale, paneme tempokalt edasi. Kuidas iseloomustaksid Eesti võrkpalli tervist tervikuna, kust king kõige rohkem pigistab? Nüüd oleks tunnikest vaja. Ei, tunnikest ei ole. Konkreetne küsimus. Paari minutiga öeldes, et tegelikult eks me vaatame seda, kuidas leida tasakaalu noorte ja täiskasvanute vahel ja noorte toomist näiteks koondisesse, aga pearahasüsteem samamoodi see, et kuidas me, ütleme see me eile just juhatuses arutasime seda, et kuidas me suudame klubidele tagada selle, et nad ikkagi noori koondisesse suveperioodil saadaks ja lubaks ja teisest küljest, kuidas saada Audentesesse parimaid, et
eks neid kohti on nagu küll ja veel, aga mida arendada, aga noh, ma rahast ei hakka rääkima, raha üle võid alati vaielda, et mida siis saab kõike rohkem teha, aga noh, sisu poole pealt, eks kõikidel, nii treenerite järelkasv, kuigi osades klubides ma näen väga hingeid noori treenereid, kui siis see sama süsteemi pool, et eks me siin peame pead natukene veel ragistama, et kuidas me kõige paremini suudame tagada selle, et näiteks noored ennast erinevates klassides üle ei treeni, ja üle ei mängi, et väga paljud andekad ikkagi mängivad mitut klassi ja siin tuleb nagu vaadata, et kuidas seda balanssi hoida. Konkreetne küsimus, ei jah vastus. Kas Alaliit on kaalunud näiteks soomlastelt nii-öelda õige vaidesüsteemi rentimist play-offideks? Mitte ainult soomlastelt oleme mujalt ka kaalunud, aga eks küsimus on praegu nagu rahas, et ja ka siis selles, et kui sa rendid, et siis peab olema sul personal, kes seda suudab opereerida. Nii, Maare Liivalt on ka küsimus, et teeme siin valiku taas, kõik ei jõua. Kui vaatad Eesti Võrkpalliliidu juhtimislauale, siis millised on need 2-3 peamist võtmemõõdikut, mida sina presidendina hindad? Kas see on harrastajate arv, koondiste kohad edetabelis või hoopis liidu eelarve seis? Kuidas meil nende numbritega praegu reaalsuses on? No eelarve on tasakaalus, see on hea uudis, aga eelarve on tehniline pool sellest mõttes, et loomulikult seda raha on vaja, nagu ma ütlesin, aga ikkagi sisu on see, mis on olulisem. Ma vaatan kindlasti seda, et kus on meie rahvuskoondis. Ma vaatan seda, et kuidas meil rahvuskoondises nii-öelda järelkasv on ja praegu tuleb tunnistada, et on päris hea. Aude pool kindlasti, et me vaataksime, ütleme, kui me suudaksime igast aastakäigust 1-2 poissi nagu ikkagi A-koondises tuua ja noh, kui ma vaatan praegu ka noorte järelkasvu, siis see potentsiaal on. See, et me oleksime U16, U17, ühesõnaga nii-öelda noorte klassides Euroopas tipus, et selleks peab olema tõesti kuldsed aastad, nagu meil oli siin Täheteppani Aganitsa põlvkond ja siis oli eks ju see sats, kes käis siis noorte MM-il ehk siis Toobal, Nõmsalu ja Pajusalu ja see punt, eks. Selliseid aastakäike on vähe, aga jah, igast aastakäigust kedagi saada, see oleks super, nii et ja loomulikult vaatan ka harrastajaid, et rahvaliigat tuleb elus hoida, sest et sellel baseerub meie fänkond ja rahvaliiga selles mõttes on võimalus ka minusugustel veel jätkuvalt ikkagi palli mängida. Robert Topper küsib noorte kohta. Kuidas näeb EVF-i juhtkond ette Eesti võrkpallipüramiidi kasvatamist nii, et noorteklassides olev suur harrastajate arv ei kaoks pärast noorteklasside lõppu ära? No paratamatult osalt kaob ära, et kui me vaatame ka tüdrukuid või poisse vahet pole, et siis ikkagi elu teeb omad korrektiivid, et kes läheb ülikooli, kes läheb kaitseväkke, kes välismaale, et selles mõttes, et see, et nii-öelda mõningane pudenemine toimub, on okei, aga seda enam peab olema esiliiga väga hea, seda enam peab olema rahvaliiga A, B väga head, et need, kes on spordikoolis suutnud gümnaasiumi lõpuni ikkagi enam-vähem tugeval tasemel teha, et need leiaksid endale väljundi ja on selge see, et kui me tahame meistriliiga taset hoida, siis pigem me oleme praegu valinud selle mudeli, et pigem olla 4-5 meistriliiga klubi ja tugev esiliiga, aga et me ei lase seda meistriliiga klubi või meistriliiga taset nagu allapoole, et hästi lihtne oleks ju öelda seda, et liidame meistriliiga esiliiga ära, saame endale 10+ võistkonda või ma ei tea, 15 võistkonda ja siis on meil vinge meistriliiga, aga tegelikult keskmine tase sellega langeks, nii et pigem ikkagi hoida 4-5-6 tippklubi, et võib-olla siin keegi küsis ka Rakvere kohta, et kui saaks ka Rakvere meistriliigasse tagasi, et ideaalis võib-olla ka Kesk-Eestist kedagi tagasi, et siis võiks olla tegelikult ju täitsa piisav, et ütleme Viljandi Järvamaa pealt saaks ühe klubi ja kui saaks Virumaa peale, et Rakvere ja Jõhvi, Sillamäe, Narva, et kui selle piirkonna peale ühe klubi, et siis oleks juba 7 klubi meistriliigas, mis oleks väga tugev. Austame siis saatekülalise soove ja võimalusi, et võtame viimase küsimuse. Martti, ma küsin, et kas sa tahad Annalt midagi küsida praegu? Ei, ma siin hakkan tülitama sinu vahel. Sa saad mulle otse ka kirjutada, eks. No siis ma võtan veel Maarjalt ühe küsimuse, et küsimusi tõesti on palju teed välja, aga võtame siis veel ühe viimase. Et kuidas sa näed täna nooremat põlvkonna pealetulekut mitte ainult väljakul, vaid just organisatoorses pooles? Kas noortel on huvi tulla Võrkpalliliidu tegemistesse panustama või eelistatakse olla pigem passiivsed fännid?
No kui ma vaatan võrkpalli ju noorteklasse, siis tegelikult klubisid ja võistkondasid on päris palju. Noh, Selver on muidugi siin oma arvukuselt Eestilt eest ära, eks ju, aga noh, üldiselt ikkagi, kui me vaatame ka noori, ja noh, ma muuseas tahaks Georg Sonnet siinkohal ka tänada eelmiste küsimuste eest, mitte ainult küsimuste eest, vaid ka selle eest, et ta nagu noortega selliseid mõnusaid välkintervjuusid teeb, et see on tegelikult päris tore vaadata, mida noored räägivad. Ja noh, kui me vaatame praegu peale tulevat seltskonda ka meesterahvuskoondises, noh, Jefast oli siin juba natukene juttu, aga noh, noor täht Jefanov, Kurik, et noh, selliseid huvitavaid kujusid tegelikult on ju küll, eks ju, et ja Audenteses ka, eks ju, et noh, nüüd Audentese, ma arvan, et see oli üliõige, et tuua Audentese ikkagi meistriliigasse mängima ja Balti liigat mängima, eks ju, või siis Melme Messerit. Nii et noh, noored tahavad mängida võrkpalli ja ma usun, et eelkõige on siin kaks asja, et esiteks meie koondis ja eeskuju ja teiseks ikkagi klubiline tegevus, et kui klubid jaksavad ja klubid pingutavad, et siis see toob kindlasti üha rohkem noori ka võrkpalli juurde, nii on. No nii, siis me teeme Annoga siis vist praegu siin kõik või... No ma pean kahjuks jooksma jah, aga mõtlen, et... Kuhu lähed, ütleme, kuulajad teada, kas on mingi troon kuskil õhus või maas? Ei, parlament ootab, et peab minema parlamenti, et seal... Kui tööandja kutsub, siis... Ei, meil on seal mõned eelnõud, mis on vaja ette kanda. Aga noh, kindlasti on oluline, või ütleme, mul oli seal üks tore küsimus ka, mille sa mulle ette saatsid vähemalt, et kuidas oli... Tudengid versus legendid mängul osaleda, Anitra Lukjanov. Väga tore, minu arust oli see superkiht ettevõtmine, et ja ma ei ole ammu näinud Sassi, ehk siis Sirepluud nii palju väljakul niimoodi pallide järgi sööstmas, kui ta seal oli ja ikkagi selles mõttes väga kihvt üritus, nii et selliseid asju tasub teinekordki teha ja kui fännid ka saali tulevad, siis on väga tore. Hanno, enne kui sa lahkud, siis mul üks küsimus ikkagi tuli. Nii. Et teatavasti Alar Rikberg hetkel siis klubivõrkpallis tööl ei ole, et kas nii-öelda on oluline, et Eesti koondise peatreener oleks nagu igapäevaselt võrkpalli sees ka aastariikselt või sina ei näe seda probleemi? No võrkpalli sees ta peab igal juhul olema, et vaata, siin on nagu kaks poolt, eks ju, et kui me ka naistele peatreenerit otsisime, keda me kahjuks ei jõua nüüd üle käia, et kuidas naistel läheb, aga et siis oli ka kaks nii-öelda võimalikku teed, et üks tee on see, nagu ka korvpalli valis Jukka Toialaga, et sul on koondise peatreener, kes on igapäevaselt siis nii-öelda ainult koondisega tegutsemas, käib klubidega rääkimas, käib mängijatega kokku saamas ja nii edasi, eks ju, või siis on teine see, et ta on klubitreener, et siiamaani me oleme hoidnud seda, et klubiga ollakse ka ja noh, selge on see, et ega siis nii nagu mängijatel on, peab ka peatreeneril olema ikkagi käsi kogu aeg soojas, et me ju ei kujuta ette seda, et me toome koondisesse kedagi, kes aasta otsa võrkpalli ei mängi ja siis toome ta nagu koondisesse ja arvame, et seal saab nagu hästi hakkama, et noh, kuigi tõele auandus muidugi fakti täpsuse huvides nüüd Milkaga ehk siis Mileniga see juhtus, eks ju, et ta ravis vigastust terve hooaja ja me tõime ta vaikselt koondise juurde tagasi, aga noh, see on nagu erijuhus, et noh, päris nii ikka ei ole. Valentin Kordas samamoodi. Valjaga ka jah, aga noh, mõtlen, et see... No seal on hea selge loogika ja põhjendus. Seal on nagu mingi põhjendus ja sa tood ta tagasi ka selle jaoks, et ta saaks klubisse minna, aga noh, üldiselt ikkagi reegel peab olema see, et käsi on kogu aeg soojas. Oota, Martti, sa oled hakanud nüüd Alar Rikbergi trooni saagima seal või jalgu saagima koondises ka või? Ei, lihtsalt see vist on käinud kuskilt meedias varem läbi, et nii Alar Rikberg ise on öelnud seda, et ta tahaks olla nagu Rakvere, kui ka minu arust on ka koondise treenerite valikul olnud see nagu teema. Ja absoluutselt, aga noh, ma mõtlen, praegu on kehtiv leping esiteks olemas ja teiseks noh, ütleme, jälle ikkagi ju oli klubiga peaaegu terve hooaja, eks ju, nii et selle mõttes, et aga noh, jättes, ma arvan, et tegelikult eks alaliidu juhatus ju koguneb niikuinii pärast EM-i, eks ju, et EM-i järgselt niikuinii me vaatame asjade seisule otsa ja kus me oleme ja mis seisus ja kuidas koondis mängis, et ega EM-i alagrupp on üsna krõbe, peab ütlema.
bravuurikas veerandfinaal oli ka arengukavas on veerandfinaal ikkagi eesmärk. No aga kui me eesmärke ei sea, ei ole mõtet seda ala ju arendada, eks ju, on ju nii, et selles mõttes, et noh, koondis on tegelikult praegu ka, et kui sa vaatad tegelikult päris huvitava kooslusega, et on noh, siin Robbie ja Teppan ja on sellises väga heas vanuses ja noored tulevad peale ja on seal vahepealses vanuses tüüpe, nii et selles mõttes sidemängijad hakkavad ka jõudma juba sellisesse küpsesse ikka, et võiks hakata juba tegema stabiilseid esitlusi kõik sidemängijad, nii et mina ootan seda hooaega väga suure huviga. Meil oli toodud kogenud Kusti Nõlvak ka juurde, nii et tema on väga õiges vanuses juba. No ütleme selles mõttes, et veel kord, et platsil peavad olema need, kes on parimad ja eks see on treenerite vastutus ja loomulikult eks me siis pärast EM-i loeme tibud üle. Aga aitäh tulemast, Hanno. Küsimusi meil oli muidugi rohkem, aga korraga kõik ei saa, et kindlasti siis on põhjust uuesti kutsuda. Martti, paneme siis meie edasi kahekesi oma peaga, nii palju kui seda meil mõistust on antud. Et võtamegi ette siis Eesti koondised ja jõudnud siis väga rääkida Hannoga sellest naiste uuest peatreenerist ja tema valikust ja nendest mõtetest. Pekka Seppänen on siis see mees ja tema käe all tehti debüüt võidukas, avamäng siis Leedu vastu 3-1 võideti, aga teine kohtumine 2-3 kaotati. Et ma ei tea, Martti, kas sa oskad midagi öelda, kui kõva see Leedu üldse on, et mida need mängud meile näitasid? No selles mõttes, et kuna üks mäng võideti, üks kaotati, siis ilmselgelt selline meie tasemel naised on, et see, et avamäng võideti ja ma arvan, et Eesti naistekoondise puhul me peame tähistama igat võitu, et ega neid võite nüüd ülemäära palju ei tule. Tavaliselt, et loodetavasti see on see aasta muutumus, et meil on seal tegelikult huvitavaid kujusid, meil on huvitavaid noori, meil on palju neid, kes lähevad ka Ameerikasse, ilmselgelt tahavad tegeleda võrkpalliga ja ma arvan, et siin lähiaastatel on meil tekkimas päris huvitav uus põlvkond, kes võiks selle nii-öelda koondise taset järk-järgult tõsta. Et väga raske on veel mingid järeldusi teha, et see on alles ette valmistus selleks põhimängudeks, et ei tea ju palju ka vastane on trenni teinud ja ma arvan, et uue peatreeneri ikka alguses läheb ikkagi aega, et tema nii-öelda mängujoonist hakata jälgima ja samamoodi on selge see, et võistkonna üks liidritest Kristiine Miilen vajab veel ikkagi väga palju aega selleks, et jõuda lõpuks sellisesse tippvormi, et ma arvan, et hoiame sellel naiskonnal silma peal ja ma usun, et nad mängivad ikkagi oma parimat võrkpalli natukese aja pärast, et mitte nüüd kohe esimestel kuudel. Jah, ma arvan ka, et ega palju järeldada ei saa. Leedu kohta üritasin nagu otsida ja avastasin, et neid isegi ei ole 89 riigi hulgas maailma edetabelis. Läti siis on 57, Eesti 66, et nad ei ole eriti palju üldse mänginud. Koondis ei ole, nad ei ole välja pannud isegi. Et nüüd nad panid esimest korda naiskonna välja ja järgmine aasta panevad meeskonna välja. Et eesmärk on siis uuesti elustada, aga ma pidasin just seda taset võrdseks natuke just sellepärast, et kuna see klubid edasi tegelikult on ju suht okei Baltikumi tasemel. Just. Et võib-olla et midagi natuke targemaks saame siis, kui mängitakse järgmise vastasega, siis lätlastega, kes siis, keda me siis arvasime siiamaani, et oleme neist kõvemad, aga ma ei tea, kas siis võib öelda, et eelmine suvi siis, kas nad läksid mööda või igastahes enam meil pole põhjust neile kuidagi alt üles vaadata, et need mängud on kindlasti juba sellised väga põhimõttelised mängud vana vastasega. No sellist asja jah, et eelmine aasta said ju naised ja mehed mõlemad Lätis tappa, et see aasta on siis tasumise tund, et ma tahaks uskuda, et mõlemad nii meeskond kui naiskond saavad sellel aastal Lätist jagu, et Kertu Laaki tuleb väga korraliku hooaja pealt jälle, et ma tahaks ikkagi uskuda, et siis hakkab meie nii-öelda uus tõus nii-öelda mõlemal rindel, et mehed küll on natukene paremini seda stabiilsust hoidnud, aga selliseid väga säravaid võite võib-olla viimastel aastatel pole väga palju tulnud,
aga ehk on see nüüd see aasta, kus siis lõpuks õnnestub midagi suuremat korda saada. Jah, ja ütlen siia juurde, et kui Leeduga mängiti siis Stefani spordikeskuses Lõuna-Eestis, siis lätlastega mängitakse Riias 49. keskkoolis, ilmselt selle võimlas siis. Aga nüüd, mida siis uue treeneri kohta ikkagi mängijad ise välja tõid, et toodi välja, et üritatakse ikkagi mängida sellist kiiremat võrkpalli, mis ühtlasi on ka väga loogiline, kuna meil ei ole neid kujusid, kes oleks teistest suuremad ja pikemad, et eriti siis need nurgast, et see tundub igati loogiline mõistlik plaan. No, plaan on mõistlik, aga kiire mäng nõuab üsna sellist head füüsist ja selles suhtes ka osavust, et eks see seab jälle uued väljakutsed nii sidemängijatele kui ründajatele, et kõigega tuleb harjuda, aga ega sellist väga kiiret võrkpalli üritus ka Fabio Sooli, et algus oli väga krobeline, aga mingil hetkel hakkas see päris hästi toimima, et ma arvan, et selleks, et seda juurutada läheb ikkagi 1-2 aastat, et selle esimese suvega ma arvan, et mängijad alles harjuvad, et anname uuele peatreenile aega ja loodame, et tuleb selline Eesti võrkpalli koondisele siis see identiteet nii-öelda, et me ei pea mängima nii nagu enamus teised, et me võime ka mängida natukene teistsugust võrkpalli. Jah, ja kiidame ERR-i, Anu Sääritsa isikus olid kenasti kohal, tehti intervjuusid ja saime siis teada, et Kristiina Miilen ütles, et ta ikkagi koondises mingeid riske ei hakka võtma, on paranenud sellest oma põlvevigastusest, äsja on see miinimumaeg täis, et pigem koondise eest see suvi täisjõus kaasa ei tee ja prioriteet on klubi hooajal. Okei, no see kõlab ikkagi nii, et teeb lihtsalt terve suve trenni ja saab endale jala alla, et kuidas muud moodi ei ole võimalik võrkpalli mängida, et kui sa riske ei võta. No selles suhtes, et ta seal Leedu vastu ka ainult seal tagaliinis käis, et noh, ongi no, praegu vara veel, aga kui ütlen seda, et võib-olla suve teises poolest ta peab ikkagi ju, kui ta tahab nagu koondise särgis olla, siis ta peab ka olema mängima, et muidu ei ole asjal väga mõtet, et siis ta võib seda individuaalset kavaga kuskil mujal teha, või siis okei, ma saan aru, et sellist pallipuutide on raske kuskilt saada ja ta tahab nii-öelda vormi jõuda, et võib-olla muul viisil, ega tal on raske mingisugust lepingut saada, kuigi ma sain aru, et see alas seda ikkagi nagu oodatakse, aga võib-olla ta peab ka tõestama seda, et ta on mänguvalmis. Et eks võib-olla see on üks põhjus, miks ta seal koondises on, et teeb trenni ja siis võib-olla teeb mingi ühe mängu kaasa, et ta näitab, et ta on ikkagi valmis minema klubi. Nojah, aga samas, eks ju, arvestades, et tal see terve hooaeg jäi nüüd vahele just selle koondist saadud vigastuse tõttu, et siis selline ettevaatlik suhtumine on ka ju vist mõistetav ja loogiline. Ei, töötusega loomulikult ma arvan, et ma isegi arvan tegelikult, et üllatav, et ta üldse koondisest läks, selles suhtes, et pärast sellist pikka vigastust, eriti vigastust, mis tekkis koondises, ma eeldaks, et ta on ka väike vaimne plokk, et selge see, et sellega tulid kaasa päris suured probleemid finantsilised karjäärilises mõttes, et võib-olla sellest ka see riske mittevõtmise soov, et kui peaks juhtuma taas midagi, mis jätab ühe hooaja veel vahele, siis põhimõtteliselt karjäär läbi, et selge see, et selliseid riske keegi võtta ei taha. Et jah, lihtsalt minu see teema püstis oli see, et kas koondis on see koht, kus mängijaid üles putsitada, et see teema on olnud meestevõrkpallis varem, et kus pärast klubihooaega tulid igastatud mängijad, keda putsitati, aga keda terve suve jooksul tegelikult mängima ei saanud, et vahepeal võeti justkui see joon, et seda me enam ei tee, aga samas me näeme, et tegelikult osadel mängijatel ikkagi selline võimalus nagu võimaldatakse, et eks ma saan aru, et kui sa oled ikkagi Eesti koondise liidermängija, siis loomulikult sulle natukene suhtub, et see on natuke teistmoodi kui võib-olla mingisugusele nooremale või mitte nii olulisele mängida. No aga kui meestel on EM, siis naistel ju seda pole, et ega neil polegi ju tegelikult vist midagi olulist suve teises pooles. Et Euroopa liiga hakkab ju juunis, eks ju, ja see, et Miilen nagu selleks hetkeks pole mängukõlblik, see tundub nagu suht nagu mõistlik või loogiline.
Eks ole näha, et kuidas see nagu taastumine läheb, et juuni teine pool on siis paar kuud juba treeni teinud, et mis seisukorda ta... Juunis on. Ja ma mõtlesin, aga kas see juuni teises pool see õppe? 19.21 on viimased mängud ja enne jaanipäeva saab läbi. Et nad on ju teinud treeni ka juba paar nädalat, nad alustasid ju meestelt nädal parem. Et jah, et selge see, et pärast nii pikka pausi see vormiajamine võtab ikkagi omajagu aega ja mitte ainult vormiajamine, vaid ka selline nii-öelda pallivorm nii-öelda, et sa võid ju füüsiliselt normaalses vormis olla, aga see ei tähenda seda, et sul platsi kõik õnnestub, et see kõik vajab oma aega, vajab uuesti nii-öelda ettevalmistust sellist, et kus sa mängidki mänge, mis ebaõnnestuvad, kus on raske, kus pead kannatama ja see tavaliselt käib sellise tagasituleku juurde, et see on asi, mida tehakse hooaja ettevalmistuses ja see on asi, mida tehakse siis, kui tuleb pikalt vigastuspausist, et loomulikult, et kui tal on ikka pikk paus, siis võib-olla ta isegi ei ole tänasel päeval parem kui võib-olla teised, kes koondised on, et see võib-olla, et ma ei oska öelda, et kuidas see treeningprotsessi sujub ja mis vormis ta tänasel päeval on. Nii, ja teine siis oluline asi, mida me saime teada tänu siis Anu Sääritsa tehtud intervjuudele, oli see, et Kertu Laak ei saa välja öelda seda, et ta jätkab Bielsko-Bialas. See on lihtsalt selline formaalsus, ma arvan. Ehk et põhimõtteliselt saime teada, et ta jätkab, ma tahtsin öelda. Jah, et tavaliselt võetakse selline üpris salapärane joon, et ma ei tohi öelda, kus ma olen, et nii ka klubi nii-öelda teatavaks teeb, et see kuskile siis meediasse ei lekiks, aga et üldjoontes Kuule, kas meil eelmine aasta ei olnudki just kellegi naismängiga mingi skandaal? Sama teema oli, et üldiselt on nii, et kui ei jätkata, siis see öeldakse ju välja. Et kui jätkatakse, siis on, ma ei saa öelda ja nii edasi. Et kui oleks öeldud, et... Ei, seal uudises oli väga selgelt ju aru saada, et ta jätkab. Ta lihtsalt ütles, et ta ei saa seda öelda. Jah, siis on selge. Tore, ta on seal ennast ilmselgelt sisse elanud hästi. Tugev koht ja kapteni roll ja kindlasti ei hammas ka natuke verele. Poolas siis karikal saadi hõbe ja meistriliigas 4. koht, et kindlasti tahab seal meistrivõistlustel ka ikkagi medalit vähemalt. Loomulikult, et ma arvan, et see on tema hea koht ja kui ta tunneb ennast seal hästi, siis ainult tuult tiibudest. Nii, räägime meestest ka, kuigi mehed mänginud ei ole ja teada on vähem, et mida me üldse teame, et kas on mingid muutusi? Ma saan aru, et mingi küsimärk on nüüd Albert Urda kohal, et kellel on põlvega probleem, et kas ta üldse saab koondist aidata? No minu teada jah, et tal nüüd see nädal on siis kohtumised arstidega, et siis selgub, et mis seisus tal see põlv on ja mis plaaniga nad edasi lähevad, et nagu ma aru saan, siis ta praegu sõitis ikkagi nagu Tehvandile, et kuna ta nagu nii, sest siin kandis elab ka ja tal on see arst ju siin Tartus, et siis kuuleb, et ma arvan, et kas see pikas plaanis midagi muudab, ilmselt ei muuda, sellepärast, et seal on ju nende nurgaründajate hulk on suhteliselt suur, et kuigi jah, seal võib-olla probleeme võib ka ju teistel olla, et ainult on kuulda seda, et Tammeril ja Tähel peaks kõik okei olema ja ma arvan, et nii kaua kui Tammeril ja Tähel on kõik okei, nii kaua mingit häirekella kuskil ei lööda, et nemad on ikkagi need, kes peavad seda vankrit vedama hakkama ja kas seal teistel lihtsalt pisijädad on, ma arvan, et kui mängud peale hakkavad, saavad ka nad natuke rohkem puhkust ja siis võib-olla on võimalik ka väikesed pisivigastused välja ravida, et eks on neid mängijaid ju tegelikult on, kes on Albertit valmis asendama, et loodetavasti on näiteks üks nendeks sama Valentin Kordas, kellest juttu on olnud, et tal oli pikk paus, kuigi ma arvan, et ka temal on pigem ikka eesmärk on miks ta valmis saada, et ma ei usu, et ta siin juunikuus on juba valmis mängima. No küsimärgid ikkagi või ma ei tea, kui suured või rasvased need on, aga meedias siin ka kirjutati nüüd Robert Tähe kohta, kes jätkab siis Araabia Emiraatides klubikarjääri ja kirjade järgi ta peaks klubi hakkab talle palka maksma juba siis ma saan aru augustis, aga ma ei tea, et see, ma sellest intervjuust või sellest sain aru, et ei ole ka nagu lõpuni kindel, kas ta ikkagi EM-il saab olla ja kui klubi võtab väga resoluutse joone, ütleb, et meil hooaega ettevalmistus algas, nüüd tuleb tulla, et siis tal on ka keeruline siis kuidagi vastu vaielda.
no viimases intervjuus ta tegelikult ütles üsna selgelt välja, et kui klubi ütleb, et nüüd on aeg tulla, siis ta peab minema, sellepärast, et need summad seal mängus on ikkagi väga suured ja selge see, et kui klubi talle ikkagi käe ette paneb, siis ta ei ütle neile, sorry, ma ei tule, ma lähen koondisesse, et otsige endale uus mängija, et ma otsin endale uue klubi, kindlasti sellist asja juhtub. Et loodetavasti klubi tuleb vastu, samas mina julgeks ikkagi väga kahelda, sellest, et tegemist on ikkagi Araabia maadega ja ma arvan, et need seegid on seal ikkagi harjunud sellega, et nii nagu mina ütlen, nii on ja kui neil on ikkagi mingi tiitel mängus seal ja kõige olulisem mängija on puudu, siis kas nad võtavad selleks ajaks uue mehe, aga miks nad peaksid maksma samal ajal tähele palka? No, ma ei tea. Ma loodan, et see nii ei lähe, aga ma olen natukene kardan seda olukorda. No nagu öeldakse, et loodame parimat ja oleme valmis halvimaks. Paneme ennast valmis, et ei ole siis suures šokis. Loodame, et Märt Tammearu on, et siis leiaks seal, kes seal nurgameestest võtta on? Tristan Täht? No Tristan Täht, Timo Lõhmus. Minu jaoks on kahju sellest, et Kurik, Joosep Kurik siis ei saa alguses osa võtta, et ta lõpetab 12. klassis Šveitsis. Et ma väga tahtsin näha, et mis näoga tema on, et ta on siin paar aastat ikkagi Šveitsis oma klubid ikkagi tegija olnud ja liigas ikkagi vahepeal see top-scorer olnud ja oli väga kandvas rollis, siis tegemist ikkagi 2-3 pika nurgaründajaga, nii et see on ikkagi mees, kellest võiks tulla Eesti koondisele väga oluline täiendus tulevikus. Et tahtsin näha, et mis näoga ta juba täna on, aga tundub, et sellel suvel ikkagi temast õiget pilti ette ei saa. Et kui ta juba juunikuus alles liitub, et siis seda ilmselt mängimas ei näegi. Et kas ma unustan kellegi või mul nagu ei tulegi meelde? Ei, ma tahtsin öelda, et mul ei tule meelde, et meil oleks üldse nii pikka nurgaründajat olnud koondise tasemel 2-0-3. Ega vist ei olegi, jah. Ma arvan, et meil oli Nõmsalu oli 2 meetrit umbes ja kes meil siin on olnud? Kõresaar oli... Oliver Venno oli meil siin vahepeal nurgaründaja. No jah, Venno jah, aga see oli, ütleme, ikkagi selline olude sunnile. Jah, ega ei ole olnud, jah, et selliste kaliibritega nurgaründajat meil ei ole olnud, jah, et sellepärast ongi just huvitav. Et selge see, et vastu, et ei ole tugevam külg, aga küll ta kosub jah, kui teda õigesti treenida, ma arvan, et Ameerikas osatakse temaga hästi ringi käia ja loodetavasti on tulemas meile huvitav nüüd. Nii, paneme siis koondise teemad lukku, ilmselt siis 2 nädala pärast on juba rohkem rääkida ja võtame ette, ja ma ei tea, kui palju seal on rääkida, Elme Messeri Balti liiga, et midagi uudiseid on olnud, aga vähe üleminekutest. Täna hommikul tuli suur uudis, et Sven Berillus on siis liitumas Parras Võru võrkpalliklubiga, mis justkui on üks lihtne üleminek, aga see võib päris palju probleeme tekitada Pärnule. Miks? Et nad peavad ju leidma endale uue temporündaja, et kus nad selle siis lõpuks võtavad. No jaa, aga nemad otsivad nüüd juba 3. meest, et nad võivad ju, ma ei tea, kas mingid noorema meest ei ole edutada või? Peterson on tegelikult, aga siis ta peaks mängima Sans Peterson ja võtab endale ühe juurde. Ei, no ma ütlen, Peterson hakkab ju põhis mängima neil. Aga kus on nüüd selle nüüd välja, nüüd mõtlesid, et hakkab? Ei noh, kui nad Berillus ära lasid, see on kindel, siin ei ole midagi rääkida. Aga nad ise meelega lasid või Berillus läks? Ei no, kui sa mäletad, Sten oli meil saates ja siis käisid veel läbirääkimised ja ju siis ta ütles Jaanusele, et mina elan seal Kesk-Eestis, mul on seal igale poole sama vahemaa, et aga ju siis ei tulnud väärilist pakkumist. Ju siis ei tulnud, või ju siis meil on seal mingisugused küsimused üleval, millel nad vastused ootavad, et selles suhtes Võrule igal juhul suurepärane täiendus Berillus Treial keskel. Ma arvan, et ei jää all mitte kellegile ja see on ikkagi tempopaar, kellega mängib tiitlile. See on nagu selge. Et teine siis muudatus, mis on siin tulnud, et Kristjan Lepp tuli siis Bigbank Tartusse Võrust. Selle kohta ma tahtsin küsida, et kuidas see nüüd nii läks, et te tõmbasite nagu Võrust üle jälle mehe, et eelmine aasta võtsite Urda sealt, nüüd Leppa, jälle rahapatakas ja nätaki. Septembris laseme Leppa välismaale
ei, tegelikult Lepp on ju, elab ju Tartus ja selles suhtes, et nagu Hendrik Rikard ütles, et see ei ole esimene aasta, kus temast on huvi tuntud, tema vastu on huvi tuntud. Et seni on ta eelistanud Parruses jätkata. Et sel aastal siis järelikult peatreener Andre Jõeamets leidis, et tema on meie jaoks oluline lüli ja tehti pakkumine ja tundub, et Oliver Liitsepaga üldesel võib-olla see koostöö viimased aastad oli selline hektiline võib-olla, et oli tal vahepeal mingisugused tülisid ka, et loodetavasti siis Lepp leiab Tartus ka uue hingamise, et vaata, kui sa ikkagi kaua ühe koha peal oled, siis võib-olla natukene selline areng võib seisma jääda, et tegelikult Lepp on viimased aastad ikkagi väga heal tasemel olnud, et on ka jõudnud Eesti koondisest, et ma arvan, et tal on selline üks väike samm puudu, et päris nii-öelda Silvermaari kandadele astuda, et ma usun ja loodan, et temas on see materjali olemus, et teha see järgmine samm ka. Et miks mitte ka välismaale uuesti proovida, et ta vahepeal ikkagi on kiiganud välismaa poole, aga seda pakkumist pole võib-olla tulnud, mida ta on oodanud. Et võib-olla siis aasta Tartus ja võib-olla ta vist ei ole elus kunagi midagi võitnud ka, et võib-olla on ka see üks põhjus, et ta ikkagi usub ja loodab, et Tartu 2 aastat järjest tiitlit ei jää. Ahah, nüüd tuli ära ikkagi tugev avaldus ka. Ja selleks, et tiitlita ei jäädaks, on siis tehtud siis uus leping ka Mart Naabriga, see oli siis tänane uudis. Jah, Mart Naaber, legendaarne Tartu mees, on ju üle 10 aasta juba mänginud. Et ma arvan, et publiku üks lemmikuid, et seega see, et ka Mardil on selline niisugust väikest tõuget võib-olla vaja, et uus peatreener, uued nõudmised, ma arvan, et see mõjub kõigile hästi, et ka mulle endale, et selline justkui uus algus ja loodetavasti siis teeme mingeid asju paremini, ma arvan, et iga mängija võib-olla pigistab ennast natukene rohkem välja, et selge see, et tavaliselt kas lähed uude klubisse või vahetud peatreenerist, siis tavaliselt selline väike tõuge tuleb, et loodetavasti suudame selle tulemuseks vormida. Nii, rohkem vist ei ole siin avalikustatud midagi. Saad sina midagi meile poetada? Vihjeid? Kellega on rääkimas nähtud kuskil kohvitamas? No, ma võin avalikustada, see on juba avalikustatud, et Jack minust lahkub. Et ma arvan, et... Ja seda me teame, see on igat pidi avalikustatud. Teeme sellel nädalal, ma arvan, selle teatavaks, et Williams lahkub ja võib-olla siis järgmisel nädalal toome siis teatavaks uued diagonaalründajad. Siis sellised võimsam, ütleme, kuidas me siis kirjeldame, füüsiliselt võimsam, natukene noorem ja selline talendikam. Et vaatame siis, kuidas tema nii-öelda vormimine nii-öelda siis hooaja jooksul kujuneb, et kindlasti selline suur samm tema jaoks on, et eks siis järgmine nädal näete, et kes siis Pitman Tartu diagonaalründajaks uuel hooajal on. Ja passi on kirjutatud Est. Talendikas Marti Juhkami diagonaalründaja siiski ei ole. Ei, seda ma ei arvandki, et noorem ja talendikam ja füüsiliselt võimsam. Ei, ma ei arvanud, jah. Aga ma tahtsin öelda, et passi on kirjutatud sellel uuel mehel siis EST, jah? Eesti mees. Eesti mees, räägib eesti keelt. Kas siia on nüüd midagi meil lisada? Ega vist ei ole... Elme Messer. Tegelikult oleks tahtnud Annalt küsida, et kas Elme Messer üldse jätkab, et viimati oli, ma saan aru, Gert Toobalil jutt, et läbirääkimised nüüd käivad või et ei ole veel asjad lukus. Viimane jutt oli jah selline, et seda viimast jah-sõna pole siis bossidelt välismaalt tulnud, et Eesti osakond vist on nagu asjast huvitatud, aga jah, peame siis olema veel ootama ja vaatama, et loodetavasti jätkub, et üks aasta oleks natuke niru. See oleks nüüd kõva pauk, kui peaks hakkama jälle otsima uut peasponsorit. Nii. Marti, läheme edasi rubriik Piiri taga, et võib-olla teed siis mingi ülevaate eelkõige Rumeeniast ja võib-olla ka teistest riikidest, kes meistriks on tulnud. No Rumeeniast me kulda ei saanud.
Rumeeniasse kulda ei saanud, sinna meil oli kõik need lootused pandud, et Piipid kaitses hoopis siis Bukaresti Dynamo vist oli selle klubi nimi, et kahjuks jah, et 2 klubi meil seal tipus oli, medalid saime 2. ja 3. koha, aga siiski jah, et päris seda, mida me ootasime, ei saanud, et jah, et oota, Märt ütleb õige osa veel välja lõikama. Ei ole midagi, lapsed ikka, lapsed on lapsed. Eluõied. Et oota, ma nüüd saan jätkata. Nii. Selle lõikame välja. Selle kõik läheb välja, jah. Nii. Ja avaldame ka täispikkuses extended variandi. Extended versioon, jah. Et jah, et rumeenlast meile siis seda nii-öelda kõige magusamat tiitlit ei tulnud, et kahju sellest loomulikult on, et ei Rene Kanker, Timo Lõhmus kui ka Lõhmus ja Seppan ja Hurtsis ei saanud siis rumeenlast seda kulda kätte, et loodetavasti see nii-öelda õhku rippuma jää, et ma arvan, et 1 või 2 neist jääb ka Rumeeniasse või isegi rohkem, eks siis näeme, aga ja võtavad siis selle tiitli järgmisel aastal. Aga üks võib-olla nii-öelda huvitav, Rumeeniasse tiitlit ikkagi jäänud, sest karikame ikkagi saime. Et üks huvitav tiitel, mis nüüd viimase nädala jooksul välja mängiti oli Jaapanis, et kus siis kukutati Santori, et tuli siis Osaka Pluton tuli võitjaks, mis siis äkki 7 aastat ei ole võitnud. Et selline suur muutus siis Muserski viimases mängus, siis Muserski teatavasti lõpetas karjääri ja lõpetas selle kaotusega, et kuigi ta sai seal põhiturniiri MVP auhinnaga, aga hooaega siis tiitline lõpetada ei õnnestunud, aga sellest hoolimata saime ka Jaapanis tiitli, et saime siis Timo Tammemaa sai siis põhiturniiri siis ühe parima temporündaja tiitli, et see on ikkagi kõva sõna, et kui siin on vahepeal juttu olnud, et Eestis siin teisi temporündajaid ka ja mis see Tammemaa on, aga Tammemaa on ikkagi maailmatasemel ikkagi temporündaja ja igas klubis, kus ta mängib, siis ta on tegija ja ma arvan, et temasugust meest oleks tegelikult meil koolises vaja küll. Ja, et sa panid sinna võrkpalligruppi ka selle Dream Teami nii-öelda siis Jaapani liigast ja ikkagi olla seal kõrvuti selliste meestega nagu sidemängija Anton Brizard või Dmitri Muserski, eks ju, Norbert Huber. Muserski siis on seal diagonaal olnud kogu aeg, jah? Jah, diagonaal. Tema ka muidu oli ju pikalt, eks ju, tempomees. Et ülikõva sõna, tõesti, et see on uhke seltskond, kus olla. Ainuke asi, mis mind häirib, on muidugi see, et sa panid siin võrkpalligruppi ka see Muserski nagu selle lipu. Et seal oleks võinud olla nagu mingi... Tegelikult, kui ma nüüd aus on, siis ma täitsa kopisin selle, nii et ma ise seda lipu sinna ei hakanud panema. Et tõesti, jah, et kuigi väidetavalt Muserski on tema peast, kes olema kõik asjad nagu paigas, et saab aru, et mis maailmas toimub. Et ta on ju tegelikult Jaapanis nüüd, ma ei tea, 7-8 aastat ikka mänginud, et ta on nüüd ikkagi pika perioodi olnud Venemaalt ära. No seda on tore kuulda, siis saab kohe vaadata lahkema pilguga. Jah, et siis umbes nagu see sidemängija, kes seal sportingust oleks, nimi ei tuli kohe meelde. Aga kui tulla tagasi nende riigimeistrite juurde, siis üks viimane tiitel, mis siin välja mängiti, oli siis Poola meistritiitel, et Sabirce siis sai ajaloo esimese Poola meistritiitli, et mis oli siis niisugune, et meistriliiga tiitlit nad ei saanud, aga ma arvan, et nad on selle hooaega igal juhul väga rahul, et selline esimene Poola meistritiitel ja minu arvates järgmine aasta kindlasti nõrgemad ei ole, et pigem nad on veel tugevamad, et ma arvan, et seal Poolas on raske neile vastu saada, et kuigi Lublin nendega seal 5 mängu võitles, et Leon siis vedas seda Lublinit päris pikalt, et Lublinil oli hästi raske hooaeg, et hästi palju vigastusi ja probleeme, et see, et nad selle finaalsele 5. mängu viisid, ma arvan, et see oli juba nende jaoks kõva sõna, et Sabirce oli lõpus parem, viimast mänguga vaatasin ise, et
Jättis sama hea mulje nagu poolfinaalis Irapanga vastu meistriliigas, aga finaalis nad küll sellist mängu ei näidanud, et mida nad siis Poola meistriliigas finaalis näisid. Et muud asjad vist on juba ammu läbi käinud, et Berliin siis 10. korda järjest võitis Saksamaal meistritiitli, Montpellier kaitses tiitlit Prantsusmaal. Üks suur võit on siis Maaseik, kes võitis Rooselaaret, et Rooselaare on ikkagi viimased, ma ei tea, 6 aastat äkki võitnud seal Belgias, aga nüüd siis Maaseik vanker lahkus ja meistritiitel tuli. Ma tahtsin just öelda, et tükk aega meil ju mehed olid Maaseiki siin olnud, et nüüd kui ei olnud, siis kurat võitsid. Viimati Maaseik võitis, oli Tammemaa seal. Jah. Tammemaa lahkus ja oli kõiga. Aga jah, seal neil olid Maaseikis, siis oli diagonaalründajaks, oli siis Nimir 2 nii-öelda, et selline endine sidemängija 24 pikk Meis, kes siis hakkas siis diagonaalründajaks ja tabus terve play-offi seal mingi 55% efektiivsusega. Et nii-öelda excellent oli siis üle 60, et täiesti pidurdamatu ja juba järgmine aasta on Itaalias. Nii et isegi kui siis, ma ei tea, kas Nimir koondiusse läheb või ei lähe, aga kui ei lähe, siis neil on uus mees võtta, kes siis Eesti vastu seal EM-il kindlasti palju pahandust tegema hakkab. Et kui veel siin tuua meister välja, siis Karlo Varsko Tšehhist, Panathinaikos võitis siis Kreekas, Tiraasbank Türgis ja Peruusia Itaalias muidugi, et võib-olla ülejäänud riigid ongi sellised juba väiksemad, et mis võib-olla nii väga korda ei lähe. Aga käiks siin rubriigis läbi ka välismaal mängivad eestlased, et tegelikult on vahepeal avalikustatud ka mõne mehe uus klubi. Robert Viiber vist oli ametlik. Jah, et tehti ametlikuks see, et ta läheb Füürelisse ja tegelikult täna või eile tuli välja, et Füüreli teiseks sidemängijaks läheb Tobias Hoss, ehk siis mees, kes käis siis Herpinguga käis siis Tartus, et ta oli seal põhisidemängija, et nüüd siis on siis nii-öelda Viiberi selline nii-öelda dublant nii-öelda. Kas me võime loota, et on dublant, võib-olla mängib Viiberi pingile veel? No võib-olla mängib, ei saa ju seda välistada. No ma ei mõelnud seda, et ma mõtlen, võib-olla on ikkagi mõeldudki, et on 50-50, et mõlemad mängivad. Sest see ei olnud ka ju kehv mees. Ei, see oli täitsa korralik mees, et ta mängis kiiret mängu, et ma üldse ei arva, et ta nüüd Viiberist oluliselt kehvem mees on, et selge see, et Viiber on selline esisidemängijast ikkagi võetud. Aga kui Viiber ei lase nii suju ja teine mees kasutab oma võimalust, siis kõik on võimalik, et ta ei ole kindlasti selline sidemängija, kes on võetud sinna lihtsalt pingi viskama, et ta on ikkagi mees, kes on valmis vajadusel sekkuma. Ja Viiber kõige kiiremat mängu ei mängi, et siis on ka treeneril hea, et saab sedasi mängu käiku mõjutada käekirja. No, see on ka võib-olla see, et Viiberi parimdest on siis selja taha, et võib-olla sellel Hossile meeldib rohkem nelja peale lasta, et tavaliselt need sidemängijad natuke erineva käekirjaga võetakse, et saab siis mängu kujuga muuta, kui vajadus peaks tekkima. Aga ega meil siin vist suuri üleminekuid, ega siin avalikustatud ei olegi. Karli Alliku siis Itaalia sisene üleminek tuli avalikuks, kuigi ametlikult ei ole avalikuks tehtud, aga Itaalia meedia sellest kirjutas, et ta jätkab. Et A2 teise klubisse siirdumas on. Joosep Kurik läheb siis Ameerikasse, mis on juba ammu selge. Ja siis minu suur luure andmestik, ma üritasin selgeks saada seda, et kas Ardo Kerek jätkab või jätka, sest minule jäi selline mulje läbi intervjuude avaruste suhlates, et Ardo Kerek on jätkamas oma karjääri Saint-Germainis, aga see nüüd tõesti nii, et mingi suvaline vend kuskil foorumis ütles, et see ei pruugi see tõsi olla, aga ma tahaks loota, et ta mängib veel, et tegelikult tal oli väga korralik hooaeg ja miks mitte ka 40-aastaselt veel mängida. No järgmiseks saateks teen selgeks, küsin Hardolt, Hardo kindlasti ütleb otse välja. Mulle tundub, et praegu ei ole midagi väga selgeks saanud, aga mulle tundub, et mingid mängijad võivad
tänastes klubides nii-öelda jätkata, et tavaliselt on kombeks see, et need, kes klubides jätkavad avalikustatakse varem kui uued mängud, kuigi siin Eestis me alati ei ole teinud, siis ma arvan, et siin lähima paari nädala jooksul on ikkagi päris palju infot, ma arvan, tulemas. Okei. Paneme siis selle teema lukku, jah? No paneme tänaseks lukku. Nii. Ma arvan, et need huvitavad asjad siin ongi, et siin lähima paari nädala jooksul tulevad, et siis saab võib-olla täpsemalt uurida ja isegi avalikustada, et eks ma lihtsalt näpetast ikkagi olen kuulnud, aga lugupidamisest siis teiste vastu siis ei hakka siin kõike välja käima. Lugupidamine on tähtis. Et täna meil tuleb ilmselt rekordiliselt lühike saade, meil pole enam palju teemasid jäänud. Võtame ette siis tegelikult saade oleks olnud pikem, aga lihtsalt Anno pidi minema objektile seal Riigikokku siis antud juhul, et me oleks kindlasti umbes pool tundi veel kauem saanud küsitleda teda vähemalt. Olgem ausalt see, et Anno üldse meie jaoks aega leidis on ikkagi müts maha, et tema niivõrd oluline, et ta kõikide oma tähtsate toimetuste kõrval leidis aega, et tulla võrkpalli podcasti, siis ma ei tea, kas me teeme õiget asja või Hannol on lihtsalt võrkpalli südamed, aga või siis kaks kokku. Jaa, ma arvan ka, et mõlemad kokku ikkagi. Ega me valeta asja ei tee. Aga nii, rubriik lühiuudised kiirtuli. Eesti võrkpallikoondise endine peatreener Georgi Kretsu hakkab juhendama Poola kõrgliigas mängiva Rzeszowi Asseco Resovia meeskonda. Mida me sellest arvame, Marti? No jumal tänatud, et Venemaal jälle ei läinud. Absoluutselt nõus. Sellest, et mul on hea meel, et ta on nagu pildis tagasi, et tal oli see vaheaasta ja enne seda ju käis seal Belgorodis, et selgelt on ta ikkagi maailma tipptreener ja selline karismaatiline ja kellega alati midagi juhtub, et nüüd ta läheb muidugi Restoviasse, kus samuti kogu aeg midagi juhtub, et nemad on ikkagi klubi, kes pidevalt põruvad. Nad ei täida ootusi, kogu aeg võtavad endale superstaare, aga asi ei toimi. Et loodetavasti siis Kreetu on siis see mees, kes paneb kõik mehed joonele ja siis paneb selle ise käima. Aga ma saan aru, et see meeskond on komplekteeritud, et meil ei ole lootust, et ta siin vana tutvuse poolest kellegi meie meestest sinna võtaks. No jumal, jah, maikuuks on ikkagi nii Itaalia, Poola, ma isegi julgeks öelda, Prantsusmaa. Põhikoostus on ikkagi amma palju. Tavaliselt on üksikud kohad veel avatud, mis kas siis üks põhikoostuse koht kuskil või siis mingi varumängija koht. Et need tänapäeval ikkagi minu arust Poola koostused ma juba lõgasin paar kuud tagasi, seda ei paida. Et üksikud kohad. Et tavaliselt on see, et hakatakse siin, vahest on Eestis just, et ma lähen koondisesse ja hakkan endale mingisugust kohta kuskilt välja võistama, kuskilt tippliigas. Siis selleks ajaks, kui koondis koguneb, on juba selle aasta kohad ammu välja jagatud. Et tuleb ikkagi klubi hooajal tegusid teha, et kui sa tahad kuhugi jõuda. Seoses Kretsuga on üles kerkinud ka ikka see teema, et ta meie vaates käitus väga valesti, minnes Venemaale ja jättes nüüd täpsustamata kes või mis, et isegi sinnamaani välja, et tekkis küsimus, et kas temaga nagu praegu üldse sobib intervjuud teha. Et mis sina selles küsimuses arvad? Eks nüüd maailmavaated on erinevaid, et see, et mina tema maailmavaadet ei jaga, et järelikult tema jaoks on see teema suhteliselt ebaoluline. Et iseenesest natukene üllatav, kuna ta on ikkagi Rumeeniast nii-öelda pärit, aga kunagi ei tea inimeste sisemusse. Et eks ta lõpuks ongi jälle see, et on jälle inimesi, kes vaatavad, et Iisraeli ja ameeriklaste tegutsemine on nii-öelda aktsepteerimata nii-öelda. Et jah, meil on see emotsionaalne teema ja loomulikult me mõistame selle hukka, aga Aga see ei tähenda, et ta peaks olema kuidagi persona non grata? Kas ta nüüd päris ära käänselda, ma peaks, päris sellest ma ka ei usu, et vaata, igal inimesel on motivatsioon erinev, et me ei tea, mis on tema nii-öelda finantsiline pool, mis on perelik seis, kas see raha nii-öelda, mis ta sealt saab, kas see on tema elu muuta, mis siis, ma ei tea, muudab tema pere tulevikku, killustab seda võib-olla mingisugused probleemid. Kuigi tegelikult ma eeldan, et tal tegelikult seda probleemi justkui ei ole, et ta on ikkagi väga hästi tasustatud peatreener ja kui ta võtab endale vaheaasta ja sünnib niisama, siis ilmselgelt tal ei olnud otseselt
finantsilist probleemi, miks ta sinna läks, et ju ta siis ikkagi läks sellepärast, et tal on suhteliselt savini. Et jah. Aga ta on ju ta on jätkuvalt ka ju Serbia koondise treener. Ehk et sügisel me EM-il mängime Serbia koondisega, et kindlasti igal juhul Eesti ajakirjanikud temaga suhtlevad, et mina ei näe siin üldse mingit teemat, et miks ei peaks temaga suhtlema või rääkima või et ma arvan, et see on jumala okei. Ilmselgelt, et kui temaga räägiti 6 aastat tagasi, siis ega ta inimesena muutunud ei ole, et ta on sama inimene, kes ta oli 6 aastat tagasi, ma eeldan. Et samamoodi ka Serbia vaade Venemaale on täpselt samasugune, et väga palju serblasi mängib Venemaal ja kas me siis peaks serblasi kõiki siis vältima, ilmselgelt ma arvan, kui EM-ile lähme, siis võetakse ka intervjuusid Serbia mängijatelt, kes võib-olla mängisid Venemaal või lähevad sinna mängima. Et hästi raske on seda joont tõmmata, et ma arvan, et Kreetus sellepärast vältima ei pea hakkama, aga selge see, et oleks eelistanud seda, et ta käitud teatud asjadest teistmoodi. Nii, läheme edasi. Rannavõrkpallist siis on ka põhjust rääkida, et eraldi teemat me veel ei võtnud, eraldi rubriiki, aga meie esipaarid on siis kenasti mänginud. Siis Helene Ollas, Liisa Remmelg mängisid siis challenge tasemel ehk siis sellel tugevalt teisel taseme MK-etapil Hiinas ja said veerandfinaali, jäid jagama 5. kohta ja samal ajal mehed Mart Tiisar, Dmitri Korotkov olid siis Futures taseme turniiril teised, et väga-väga viisakas start, naised küll startid natuke juba varem, aga meestel oli siis esimene. Ja ma ootasin väga, et kuidas see Tiisar ja Korakov mängima hakkavad, et see oli ju uue peatreenil esimene turniir, et said seal tegelikult ka päris üks räid võita ka, et ei olnud päris nii, et seal mingi täitsa suvapaarid olid, et ma arvan, et nende jaoks korralik algus finaali nad ju veel täitsa Mardi vigastuse tõttu siis jätsid poolegi, kuigi nad selle esimene geimi said suhteliselt kinni, et ma seda esimest geimi segi vaatasin. Et aru ei saanud, et miks nad poole jätsid, et mängus just kui ei saanud aru, et ta vigastada sai, aga 2 geimi vahepeal siis öeldi, et aitab, et enam ei kannata. Et loodetavasti vigastus ei ole tõsine, et võib-olla Mart nii kogenud mängida teadiski, et natukene annab tunda praegu nii aeg lõpetada, et tegelikult head punktid juba siin kirjas, et ei pea ennast siin nüüd ära vigastama ja võib-olla siin pikemalt ajast mängupausi pidama. Et ma arvan, et mõlemalt paarid siin naised kui mehed siis alustavad hooaega ilusti, et loodetavasti siis ainult edasi ja loodetavasti siis Mart ja Tiima saavad siis aina tugevamatele nii-öelda turniiridele peale. Ja ma küsisin üle ka täna hommikul veel Mardilt, et mis see seis seljaga on ja ütles, et nad on Hollandis kohal, kus peaks siis järgmine turniir olema, aga ütles, et midagi tõsist nagu väga ei ole, aga nüüd lähipäevadel teevad otsuse, et kas on mõtet mängida või mitte. Et jättis nagu selles suhtes lahtiseks, et päris niisama, eks ju seda finaali katki ei jäetud, et ju seal see probleem on, aga see ei ole ka siis nii tõsine, et kindlasti ei saa jätkata. Ma ei tea, ma ei küsin nüüd seda, et kas see on see sama, tal on ju see seljamure olnud ju väga pikalt. Tal on igasugused probleemid, tal on ju selle opigi kunagi käis meie esimese terve hooaja vahel ja pikk poiss ja võib-olla see, ta ei ole ka kõigel just muskulaarsem tüüp võib-olla, et selline loodusõlap rohkem, et nende tavaliselt juhtubki rohkem. Et seal võrkpallis või rannavõrkpallis eriti on need keha veidrast tasemest päris palju, et ju siis kuskilt ees mingi lõks läbi. Nii, igastest soovime neile ka edu ja jääme jälgima. Räägime siis paar sõna ka noortest. U16 klassis siis tuli Eesti meistriks Rakvere poisid ja Selveri tüdrukud. Seal ei olnud sellist finaali, seal oli siis liigasüsteem ja Rakvere võitis kõik 7 mängu ja ei antud ära ühtegi geimi. Samas kui tütarlastest Selveri esimene võistkond siis sai 6 võitu ja 1 mängu, 1-2 kaotati siis Narva spordikool Energia spordiklubi Kalla esimesele võistkonnale. Et tervitused Rene Kundlale, et noortes siin ikkagi Narvas töö on, et võib-olla sealt põhjalt saaks midagi teha.
Aga küsimus sulle, Martti, kui põlisele Rakvere mehele, et kas nüüd see, et ikkagi U16 poisid seal niimoodi mängisid, ühte game'i ei antud, Jarmo Neuhaus seal peatreener, et kas see võiks olla kuidagi algus nüüd Rakvere uuele tulekule ja järsku see on mingi selline põlvkond, mille ümber saaks teha, miks mitte meistriliiga võistkonna? No ma arvan, et U16 on üsna selline veel liiga noor, et mingisuguseid suuri järeldusi teha, aga selge see, et see U16 sats võitis 3-3 minu arust, et see meistritiitel ei olnud ainuke tiitel, mis sel aastal sai. Et selge on see, et seal on mingisugused huvitavad kujud, kes on vähemalt tänasel päeval Eesti siis nii-öelda tipus, et loodetavasti teevad oma tööd siis ilusti edasi ja on tipus ka U18 ja U20. Et siis hakkab see päris mäng rohkem, et ma ei hakka nüüd vähendama seda saavutuse nii-öelda väärtust nii-öelda, et selge see, et see on kõva sõna, aga ma arvan, et see suurem töö on alles ees, et Jarmo Neuhaus seda meeskond juhendas ja ilmselgelt teevad head tööd, et Rakverel minu arust oli sellel aastal ka teisi satse, kes seal U18, U20 olid medalil, nii et tegelikult seal ükseid uusi kujusid on, kes justkui peale kasvavad. Et loomulikult võiks ju tulla uued põlvkonnad ja uus nii-öelda meistriliiga punt vähemalt, aga selleks on vaja eestvedajaid, kes seda vedama hakkavad ja raske on öelda, kas need on olemas, et kuigi minu arust seal Pärsi poisid äkki ja Arose poisid minu arust mängivad ja nüüd just Vahula veld minu arust oli seal poiside mängid, kes pani tennist lihtsalt. Neid ei olnud nii-öelda tundmatud näod, et seal neid selliseid poegasid ja vendasid nii-öelda tuntud nii-öelda võrkpalluritelt või võrkpalluritelt seotud inimestelt oli mängimas, nii et võib-olla panevad pead kokku ja tekib jälle midagi kunagi. Ja lõpetuseks siia blokki, lühiuudiste blokki natuke siis võib-olla lõbusam uudis, kuigi uudise sisu on üsna nukker. Ehk et toimus siis selline asi nagu pallimängijate golfi siis karikavõistlused või ma ei tea, mis see ametlik nimi on, kus osalesid siis tennisistid, korvpallurid, jalgpallurid ja võrkpallurid. Igati vahva ettevõtmine. Aga mis nüüd kehven on see, et võrkpallurid jäid viimaseks. Et pronksi matsis kaotati jalgpalluritele ja tennisistid, korvpallurid siis omavahel ja tennisistid võitsid ära. Et mida see nüüd siis näitab, mis valesti on läinud, et võrkpallurid siis golfi ei oska mängida? Võib-olla võrkpalli hooaeg lõpus liiga hilja, et vaata ei jõua veel neid harjutamas käia. Et oleks see turniir olnud suve keskel, võib-olla siis oleks olnud näiteks Oliver Lüütsepa nägin seal pildi peal, võib-olla tema vormikõver oleks nagu parem olnud. Ja Lüütsepalt ma võtsin ka kommentaari, kuna tegemist on ikkagi tähtsa võistlusega. Ütles, et väga äge turniir oli. Ütles, et jah, et 3. koht oli siuke, mis oli võtta, et jalkamehed oleks võinud kotti jääda, et võidupunktid tõid seal Sikaste ja Kaspar Otsa või vabandust, kui nüüd eksisin. Ja ise mängis Rikbergiga vastu olid Lemsalu ja Klaavan, Tsintar Klaavan siis, mitte Ragnar. Ja ütles, et 17. rajani oli kõva pusimine, aga siis nagu tuli tunnistada vastaste varemust. Et ma ei tea, Martti, sa ise oled golfimees või võib-olla järgmine aasta siis oled ise tiimis? Ma olen selline mees, et ma isegi lausa mõtlesin, et hakkan golfimeheks, see oli oma 15 aastat tagasi. Siis sain Eesti koondisest ja siis see asi katsi. Mu karjäär jäi Eesti koondise taha või öelda. Aga nüüd koondise saate esimese osas me lõpetasime su koondise karjääri ära. Jah, et vaata, mul on tegelikult lausa golfikott on isegi kunkus olemas. Et ma ei ole veel jõudnud seda toomust puhtaks lühtida, aga nüüd on vist vaata nüüd aeg harjutama hakata. Nii et Klaavan värise? Ma võin veel selle joonistada selle markeriga number 6 peale siin mälestuseks. Et kuskil saad vähemalt number 6 olla. Kuskil väljakud. Nii, läheme edasi, muidu läheb liiga laiaks see jutt meil. 9. teema,
suure võrkpalliennustuse vahefinis, ma pean tunnistama, et 2 küsimust on saanud vastuse, et meie ennustusmängus ükski eestlane ei tulnud sel hooajal välisriigi meistriks ja meistrite liiga võitis Itaalia klubi. Palju sa Martti pihta panid nendest 2? Ma kindlasti panin Itaalia klubi võidu, panin kindlasti, ma arvan. Ja kuna ma ennustasin, et Galati võidab, siis ma pidin seal... Rumeeniat pakkusid ka, jah? Ja, Rumeenia. Ma täpsustasin Galatini. Mul oli see lisapunktid, mida me ei leppinud kokku, aga ma oleks seal hiljem välja kaubeldud. Et kahjuks lisamiinus ma sealt ei saa. Et kahjuks mulle see ennustus ei lähe väga hästi. Jaa, ma olen täiesti sinuga nõus, et ka mina siin panin mõlemad mööda. Millegi pärast ma pakkusin, et Poola klubi võidab meistrite liiga ja olingi finaalis Saviertse poolt, aga sellest ei olnud tolku. Ja mina lootsin ka ikkagi rumeenlaste peale, et natuke need tepparid ja vankrid vedasid meid alt, et tuleb tõsiselt rääkida, et sealt tuleb meile mõlemale miinused. Et kahjuks ma ei ole jõudnud punkte kokku lugeda, et teen seda millalgi ja siis võrkpalligrupis jagan vaheseisu. Suurepärane, ära veel loe. Peaasi, et Hendrik Rikand ei oleks jälle liider, et see ikkagi keegi teine oleks. Jah, see oleks põnevam. Oleks põnevam, jah, sest see ongi selline väga selline dünaamiline ja interaktiivne mäng. Ja oleme jõudnud siis meie viimase rubriigini, rubriik meediasoovitus, et vaat nüüd tahaks nagu natuke tõreleda kõigepealt. Et mina Eesti meediast ei ole küll kuskilt välja lugenud, et võrkpallis võiks olla mingi meistrite liiga, ja et mingi Perugia selle võitis, et see on nagu täielik riigisaladus. Aga tundub jah, et siin ikkagi need võrkpalli need reporterid on kõik ära kadunud ja need, kes ikkagi võrkpallist huvi tunnevad, need ikkagi ei ole hetkel. Et paraku nii on, et loodetavasti võib-olla tekib ka mõni suvereporter, kes hinges võrkpalli ka jälgib, et võib-olla siis tema hakkab siin, võib-olla saab ka koondist võib-olla mõngi artikli. Et kuigi jah, et koondisest veel on siin mõned artiklid siin Delfis ja Õhtulehes ma olen näinud, aga kahju jah, et selline välismaine võrkpall on tänasest täielikult kadunud, et isegi ma arvan, et kas see Fiiber klubivahetus, kas see üldse on meeldis, pigem ei ole. Pigem ei ole. Eesti koondise põhiside mängija, eks ju? Et see on tegelikult, ma isegi võtaks, kas nüüd sporditoimetajad või need, kes need juhivad neid ajalehti, et kas siis nendel nagu natuke naubis ei käi, kas juhus ei käi. Jah, et ma siin vaatasin veel üle, et igaks juhuks spordirubriik, et ega ma kellelegi liiga ei tee, et kui ma seda viimati vaatasin paar päeva tagasi, et siis ei olnud seda Perugia kohta midagi. Näiteks Õhtulehes selle 2 nädala jooksul on üks uudis täpselt võrkpallist, et ma saan aru, et hooaeg ei käi ja ei ole võib-olla nii palju neid jooksuid asju, aga kas nüüd siis ainult üks uudis, et natuke nagu vähe. Ma mäletan, et kunagi sai hakatud nagu sellest võrkpallist natuke laiemalt rääkima, siis üks põhjuseks oligi see, et Eesti meedia ei kajastanud absoluutselt just väliseestlaste tegemisi. Nüüd me oleme tulnud sellest ajast tagasi, et vahepeal tõsi muutus paremaks, aga nüüd on see natukene tagasi teinud oma samme. Et kui tihti oleme kiitnud siin Õhtulehes, näiteks Andres Vaher on teinud häid lugusid ja Delfi võib-olla siis on ka olnud häid lugusid, aga ütleme ka selline mahult on Delfis on see uudiste maht olnud teistest suurem ja pigem siis Postimeest oleme nagu natuke nahutanud. Siis seekord on Postimees on täitsa selline mõistlik hea teema püstitus võrkpallis. Võrkpall lubab Valgevene koondised tagasi, kuidas käitub Eesti alaliit. No sama asi, mida me küsisime ka Hannolt. Marko Susi on kirjutanud, et seda võib siin, ütleme, positiivse näitena tuua. No võib-olla võib välja tuua, et Rainer Vassiljev käis mingis podcastis Pihtas põhjas oli. See oli mitte Pihtas põhjas. See oli siis Gunnar Leheste tegi seda, mis tunne on ja seal olid need 3 treenerit, keda siis oli ta kunagi intervjueerinud noortena ja siis, kes siis olid siis nii-öelda nagu läbi löönud. Rainer Vassiljev võrkpalli poole pealt oli Norbert Hurt ja siis Indrek Visnapuu korvpallist. No vajasõna on käib see ka siis.
Ja ei, see igati viisakas asi. Ja kiita siis veel ikkagi, Georg Sonnet me muidugi alati kiidame, sest tõesti tal nagu see kuulipildujast tuleb neid igast lugusi. Tahtlist, võtab. Jah, aga siis ka kiidame ERR-i, et ikkagi Tehvandil käidi ära, vaatati Leedu koondist, et väga, väga viisakas, väga viis. Ja lõpetuseks siis, mis me siis teeme? Aasta või mis aasta, ma hakkan väsima juba. Et kuu läbi, see tähendab, et Kuulbeti auhind, lugeja küsimus, saame välja anda siis 100 eurot krediiti, mis saab siis kenasti maha mängida, nagu mina, eks ju tavaliselt, et kõik raha seal konto peal kaob lihtsalt ära, et midagi ju tagasi ei tule. Et kellele me siis anname, et Anno läks ära, tavaliselt oleme külalise lubanud valida. No aga teeme siis äkki täna sellise, et sa saad ise valida, tavaliselt sa ise kunagi valida ei saa. Ahah. Okei. Aga tead mis või? Anname selle seekord, me ei ole minu arust tükk aega nüüd andnud või tead, anname Rene Kundlale. Anname Rene Kundlale, olen nõus. Et tema ei ole saanud ja see küsimus, et kuidas seda Ida-Eestit turgutada ja võrkpallis täpselt, see on kasutamata potentsiaal. Ja me teame, et ERR-is palgad on nagu nii viletsad, eks ju. Et toetame Reneed. Et teeme sellise otsuse. Tänan Marti, et kenasti vastu pidasid seal. Täname Hannot, kes on lahkunud juba, on praegu Riigikogus, ilmselt seal tapleb selle, mis seal oli 8 jalga, eks ju see, ja ma kujutan, et see kägistab juba neid seal. Et ta ka vastu peaks. Ja siis kohtume jälle 2 nädala pärast, kes siis on meil külas, seda me ei tea, aga kindlasti tuleb vahva saade ja teemasid kindlasti jagub. Kuna koondis on selleks oleks juba Tallinnasse kolinud, siis on oht, et võib-olla leiame sealt keda. No tahaks kedagi pinnida, et seekord ka siin üritasime ühte ja teist, tegelikult mõtlesime kutsuda, aga paljud siis olidki just, et näiteks sama Albert Hurt ju ütles, et tuleb ja Rumeeniast ja põhimõtteliselt järgmine päev kohe on juba seal Otepääl. Nii, aga tõmbame jooned alla. Sellised saadet seekord ja siis olge mõnusad. Olge mõnusad. Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.